tere, täna on meil siin Casio Tone Bankmaa 101 selline mudel süntesaator. Proovime midagi teha. Ei oska midagi. See on proovime uuesti. See oli väike katsetus. Läks natuke viltu, jah. Alles täna mõtlesin välja selle akordi, mis ma ise välja mõtlesin, ma ei tea, miks iganes lugu võiks olla, aga noh, selle akordi põhjal võiks mingi lugu olla. Ma ei tea, mis lugu, see ei ole veel välja mõeldud, aga akordi mõtlesin nagu sellise ise välja. Aga noh, akord akordiks, ma lihtsalt mängisin sellise erineva akordi, erineva sellise helistikusega. Ma algul nüüd alles täna mõtlesin selle välja, sellepärast mul tuli natuke viga sisse, vabandust, aga see on suhti natuke ikka eksist, kui on alles, kui ei ole proovi teinud ju eriti.
vaata, see on selline asi, kui sa alles mingisuguse asja välja mõtled ja noh, sa ei ole nagu eriti proovinud, aga sa mõtlesid alles välja ja see nagu on asja nagu see akord mul nagu siuke värk kujunenud siin, siis ikka juhtub väike apsakas sisse, nii siin paaril korral on isegi juhtunud, et ma ei tea, kuidas, aga enne otse eetrit ja salvestust ma lihtsalt tuli ideaalselt, ma ei tea, võib-olla on see just see, et ma olen otse eetris, võib-olla videos, ma ei tea, mis värk sellega on. Ma ei oska seda öeldagi. no vot see noh, juhtub selliseid apsakaid ka natukene, aga see oli see akord. Lõpp tuli kui siuke. Lõpp oli nagu välja mõeldud, et päris. Aga akord oli selline jah. Aga mul on sellised huvitavad asjad siin, mis ma oskan mängida, mingisugused meloodiad, mingisugused sellised tuttavad viisid.
ma ei tea, kui hästi mul täna see välja tuleb, alati ei tule, aga mõnikord tuleb ka ikka viin, eks, ja siis on noh, küll jõulud on läbi, aga kuusepuu näiteks. See on noh, ma arvan, et see tempo on natuke teistsugune, natuke, eks mina mängin hoopis teise kiirusega võib-olla natuke suti teistmoodi ka, aga viis on ju tuttav, ma arvan, loodan. Noh, siis okei, tuletasime meelde natukene. Nii, 1, 2, 3. Täna tuli ideaalselt välja, peaaegu. Aga need on need akordid ja noh, kordaks veel enda uue akordi üle natukene, veidike veel, kuigi seda oli päris pikalt. Natuke sükast asja ka. Rütm on selline. Ja nüüd mega miksi natuke.
Megamix . super, ütleks nii, et Megamix oli see natuke, paarid sellised noodid siin läksid no veits Megamix kätte ära. aga meil on siin
see oli, kuidas öelda, rock või rock, midagi rocki taolist oli siin jah. Aga selle süntesaatoriga on mul ka mälestusi üks teisest aastast, kui see süntesaator meile toodi. Ja mind võlusid ühed siuksed ütleme sellised efektid, mis siin olid ja mis mind omal ajal võlusid, ma ei tea, seekord ma ei tea enam nii väga ei kõida, aga või võlu, aga noh, neid meenutada võiks küll, aga siis siuke asi. noh, okei. Siuke efekt. See on lennuk. See on kõige madalam toon. Mõlemad lennukid. Nii ka on. No see on siuke lennuki värk, aga vaat see on nagu politsei. See on nagu siuke, ma ei teagi, mingi kosmosasi vist. See on nagu mingisugune mootorratas või mingi värk on. Siis on see. Mulle meeldib nii teha. See on tulnud, ma ei tea, midagi sellist kosmolist midagi.
see on nagu telefon. Kutsub või mis ta teeb. See on kinnine toon. Jälle ei võtnud telefoni vastu. Kinni jälle. Hiik. Helistas kellegile. Kinnine. Tea mis ta? Jah. Kuule, mis sa seisad siin mul auto ees? Tule ära, ma annan signaali, kas ei kuule või? Jah, selline heli. Mootorratas. Läks, sõitis minema. Jaa, väga efektne. No, klaver. Jaa, siin on jah. Ja, 80 sound efektid. Teised on juba sellised. Üldiselt mängib siuke värk. Demo.
demo oli siis osa sellest, mis siin kõik sees on, nagu demo peal, nagu kõik kokku pandud ühte lukku, ühte miksi niukse. Aga meil on üks sound veel, mis me klaveriga me tegime. see on minul välja mõeldud mingi, ma ei tea, ammu juba niisugune sound.
ma ei tea, selle mõtlesin alles koha peal veel. jah, sellised helid on nagu sellised, aga räpi moodi on ka midagi siin, ma mäletan siin. see oli nagu Maarja Luigi kunagi, see Nintendo väike kassett oli kunagi selline mäng Maarja Luigi ja siis oli see, me nimetasime seda põrguks, üks osa, kus siis Maarja Luigi käisid seal kuskil keldris või kuskil siukses, kus olid tellisest seinad ja kõik siuksed, siis kui see kolliga pidi võitlema ja 3 korda pähe õppima. see oli mingisugune siuke eriline sound ja see minu arust on ka siin olemas, ma ei eksi, sama sound. et jaa. kas on, ei ole, see on ka hea. ei ole ka see. ma ei mäleta enam seda. 32 oli vist. ei ole. ei ole. ei mäleta üldse. see oli ammu, kui ma seda. vot see. selline rütm. ma tean. ma ei mäleta, kuidas ma seda tegin. ma tahan meelde tuletada, kuidas ma tegin seda. ma pean meelde tuletama, muidu ei tea ju. et see nagu on selline, noh, keldris käis lugu või see kõrgus taustaks ja siis siin saab kuidagi niimoodi mängida, aga täpselt ei mäleta, kuidas see oli. aga noh, selline, noh, ma ütlen, madal. keldri või põrgu siukse kolli taustal nagu.
no see oli minu looming rohkem sellele meloodiale, mis oli Maarja Luigi põrgus, ehk siis sellises maaluses keldris või põrgus praktiliselt seal, kus see koll asus, kus pidi läbima siukseid takistusi, kus võisid alla kukkuda, kus võis Maarja Luigi surma saada ja uuesti oma teise eluga sinna seiklema minna. No ühesõnaga, et kui oli rohkem elusid, siis sai, aga siuke lugu oli seal taustal natuke teise meloodiaga, aga peaaegu sama, täpselt üks ühele. Ma ei mäletanud, kuidas seda käiksin. Ma kunagi oskasin, aga ma enam ei mäleta seda. Aeg-ajalt olen teinud Cassioga, see samaga, teinud isegi kassetile terve 60 kasseti igast megamixi ja igast asju ja siis veel taustamuusikat ja kõike muud. Taustamuusikaks võib olla, ma ei tea, mis siin, üks see Kuusepuu näiteks jõulude ajal ja võib-olla siis, ma ei tea, midagi sellist lihtsalt akordi või midagi sellist. Aga meil siin leidsime ühe akordi, aga ma ei ole kindel, et ma mäletan seda numbrit, ma ei oska seda nüüd uuesti täpselt panna kohe. Aga no selline see kassi on. Ja meilid on igasuguseid, aga võib sinna kast. Mul juba sünnis saati tiigri süda sees. Mul kõik on need vennad, kes seal metsa sees. Mulle ma ööbik isa lõvinahas käis. Mul terve mets aidanud sugulasi täis. Ise olen tiigrikotsu ja ma ei karda kedagi. Sorry. Rütm oli nii kiiret. Pidi kiirelt laulma ka veel. Oi äkki. Kõik kiirem must nagu aegus võiks ka panna, aga
no see on selline, millest ma rääkisin, tausta muusika ehk siis ühesugune niuke rütm siuke, mis võiks olla siis jutu taustaks näiteks ja siuke oma looming nagu natuke siuke omapärane, mis ei ole nagu laul ega mingi muusika, vaid nagu taustamuusika nagu selline lihtne, tavaline. ja siis nagu üks sihukest asja ka teha, et ei, sorry, ma mõtlesin teist, ei. no selline taustamuusika näiteks, paned rütmi ja nii ongi. Muidu võiks olla lihtsalt rütmita ka teha, aga siis tuleb hoopis teistmoodi jälle, et võib ka samamoodi tulla tegelikult. Natuke teistmoodi tuleb jah. Ja hakka seda ka tegema, proovima. Rütmid on siin igasugused, aga nüüd helisid, ma ei tea.
kellahelinad on siin mingisugused. kõik asjad on. kirikukell. kiriku orel oli siin. aga trummid on ka. jah. noh, ma ei tea, ma oskangi niimoodi, ma arvan. aga need kirikukellad, ma ei tea, kuskil olid need. noh, jah, ma ei tea. ma ei tea ja ei leia niimoodi ülesse. siin on kella. see on nagu jah, selline lihtne, no selline on see süntesaator Casio Tonepank Maa 101. ma ei tea, kuidas teile tundus, armsad sõbrad, meil on ka üks suurem pill olemas, aga mul ei ole süntesaatoril ja sellel, ma ei leia seda alandit ja mul ei ole neid patareisid ka sisse panna, siin on patareid sees. et see oli see otse-eeter ja salvestus, mis näitas teile enam-vähem seda, mida ma oskan siin ja mida ma lihtsalt
näitasin teile, mida ma siis nagu. aga üks heli on, mis ma ikkagi. noh, see kellaheli ma otsisin üles, aga noh, see jääb järgmiseks korraks see, mis ma siin nüüd vahepeal lipsus läbi siit, see. aga ma ei ole kindel, et ma sellest leian enam, sellepärast, et ma jätnud seda numbrit meelde. armsad sõbrad, see oli minu otse-eeter video. näeme järgmine kord. Tšau.